Tingimused olid väga keerulised, et aina tugevnev tuul ja küllaltki ebaühtlane, et varustuse valikuga oli keeruline tegeleda selles suhtes, et aga sattusin õige valiku otsa, nii et läks hästi. Keerulised tuuleolud selles suhtes, et väga raske oli ette ennustada, mis see ilm tegema hakkab. Kuidas sa hindad, kas sinu isa nõuandeid on sul tulnud palju kasuks praegu, et sa täna võitsid teda? Kindlasti, tema väiksed siuksed tehnilised võtted aitasid. Perfect morning, warm, glassy water, no wind, but the forecast was good. So, and yeah, we get it. It's always hard with the local, with the not maybe local, but with the Estonian John, who is really like competitive foiler, and yeah, and the other guys like I bring the whole team, like junior team, and big guys came from Latvia. So it was interesting. Last year or 2 years ago. It was like, oh, we still like formula, but many guys, when they try, they understand that it's easier. Väga põnev võistlus oli, et õnneks tuli ka võistlejad Lätist ja meid oli kokku lausa 12 tükki. Ja esimest korda sõitsin siis foiliga võistlustele ja rada vastu tuult. Ja väga nautisin ja peale lõunal oli tuul veel tugevam, et mis oli veel selline väljakutsevam. Jah, väga lahe. Kas lähebki foilile üle? Eks praegu peab ikka mõlemad sõitma, et olümpiaks valmistuma peab kõigepealt RSX ikka sõitma edasi ja kui mul on aega ja nagu hobi mõttes sõidan praegu siis foili. Ütleme niimoodi, et alguses väga enesekindel ei olnud, et kahtlesin endas hästi palju, aga iga päevaga, iga meretunniga läks aina kindlamaks ja pärast tuligi hea skoor. Et maailmameistrivõistlustele minna on ikka niisugune hea tujuga ja eelmise aasta skoor ikka üle teha ja tulemus. Väga hea. Mul on praegu tunne väga hea, et nagu merel oli natuke raskusi, aga muidu läks nagu hästi, et ma elasime kunagi Eestis ja siis ma treenisin Aivar Kajakal, aga eelmine aasta me kolisime Soome ja siis ma hakkasin treenima Soome tiimis, kuna me elame seal ja oli lihtsam, aga ma käin ikka siin Eesti võistlustel ja siis vahepeal käin ka siin treenis, kui nagu sobib ja niimoodi. Ma tunnen ennast päris hästi, sest tavaliselt ma Eesti meistrivõistlustel ei saa kunagi sealt kohta, aga see oli mu SA kord nüüd, kui ma esimese koha sain ja olen päris õnnelik. Ma tänan nende treenerit Aivar Kajakas, kes aitab mind paremaks saada ja mu isa Erki Kivistiku. Mu eesmärk on, et jääda üldse kokkuvõttes Eesti meistrivõistlustel esimeseks Jahtluudeliidus.